Tere, mina olen Kellu ja täna on mul midagi rohelist. Seda müüakse ainult Prismas, see on suur 800 milliliitrine siuke nagu mahl, roheline mahlake. Vähemalt ma ei ole seda mujal kui Prismas näinud. Ja siin on igasugused toredad märgid peal, et see on vegan ja see vist on tehtud Austrias, nii edasi tagasi. Ja see on õuna, kiivi, kurgi, toormahl. Ehk siis õunamahla, viinamarjamahla on siin kõige rohkem, siis natuke kurki, natuke kiivit ja sidrunimahla, õunapüreed ja spiruliina ekstrakti. Nii et kõigepealt näed sa siis kokkuvõtet sellest toredast, loodan, et toredast mahlast ja siis juba sellist pikemat maitse mõtte arutelu. Head vaatamist! Vot see on küll üks põnev huvitav mahl, et ta natuke see meenutab tõesti sükst nagu rohelist mahlakest. Ta on minu jaoks on ta marineeritud kurgi mahla maitsega. Või ka nagu sa saad aru, et sa jood rohelist smuuti moodi mahla. Aga see võtab kindlasti harjumist. Ja mina ennist mõtlesin, et mis maitset ma siin tunnen peale selle kurgi marinaadi mahla on ja natukene õuna näiteks ka ja aga no võib-olla kiivit ma ei ole päris kindel, aga see on selles mõttes ta on huvitav, ta on kindlasti nagu proovimist väärt ja ta ei ole halb mahl. Mulle väga meeldib, et suur kogus 800 milli ja kui sa vaatad hinda, siis hind on mingi 3 eurot. Muude smuutide puhul, mis on 200 mingi 50 ja 80, sa juba maksad mingi üle 2 euro ja salvesti smushid on näiteks 170 milli ja see on juba mingi 3 peaaegu, nii et see on kindlasti väga hea ost ja silmaringi laiendamiseks päris hea jook. Aga muidu, kui sa tahad tavalist traditsioonilist mahlakest, siis olen natuke ettevaatlik, see võib sind üllatada. No nii, aga teeme selle siis lahti. Ma olen maitsnud siit võt seda viinamarja vaarika, õuna viinamarja vaarika mahla. See oli väga hea, nii et sellest rauhist on mul siuke positiivne kogemus all ja kohe vaatame, kuidas siis ka see on. Iseenesest juba hea idee, see on peaaegu liiter on ja ta maksab ainult mingi 3 eurot. Et siin teised väiksed smuutid on juba peaaegu sama hinna, et mingi 280 või 250 milli. No, ei tulegi lahti. Ops, tuli. Ta maitsebki nagu või lõhnab nagu purgi siukene kurgi kapsamahl. Okei. Tõe hetk. Proovime, kuidas on. Opsti. Kas me jääme ellu või jää? Ilus roheline on ta küll. Oi. Oho. Natukene hapukas. Ja no ma ei tea, kurki ma tunnen siin vist kõige vähem, aga ta oleks nagu marineeritud kurgivedelik millegagi. Oota, aga siin oli õuna, viinamarja, kiivi, õunapüree, spiruliina. Ta on õige õrnalt, meenutab mulle natuke nagu Giselli ka, aga õunamari ja õunamahl on siin kindlasti. Ma ei teagi, kas ma muud tunnen kiivikat ka vist ilmselt. Ja sidrunid kindlasti, aga noh, see on tõesti huvitav ja esimese hooga see on harjumatu, sa pead nagu rahulikult seda jooma, aga kui sa oled siuke roheliste mahlude sõber, siis ma arvan, ei ole midagi. Natuke hapu, natuke magus, siukene midagi, mis siin on, mis meenutab mulle sellist marineeritud kurgivedelikku. Ei, iseenesest ei ole hullu. Täiesti nagu selles mõttes okei jook
ma ei tea, kas ma seda nüüd kogu aeg hullult nagu jooks, aga vahepeal või pärast kindlasti. Aga vaatame siis sinna sisse, millest ta täpsemalt koosneb. No nii, hops. Ja mis siit saab? 49 kilokalorit, midagi eriti. Ja süsivesikuid, puuviljasuhkruid kõige rohkem. Paneme talle hinde ka, vaatame, mis ta saab. Esimene tootekategooria või esimene hindamise kategooria on hinne tervislikkuse mõttes ja kuna ta on nii-öelda vegan ja siin ei ole kirjas, et siin oleks mingisuguseid muid maitselisandusi ja muid selliseid teislikke asju, siis väga tore, normaalne puhas mahl, paneme talle hindeks 8. Nii, ja üldises tervislikkuses mõttes, et kuna ma tegelikult lugesin, et kiivi, et kiivil on hästi palju asju, C-vitamiini poolest ta paistab silma, on ju, et igasugused muud head olulised asjad on siin, B-vitamiine, siin on tugevdavad närve, nii edasi tagasi. Ja siis spiruliina kui selline mõjub hästi kolesteroolile, aga peab olema sellega ettevaatlik, et kui ta on teise vetikaliigiga saastunud näiteks, et siis võib põhjustada seedehäired ja pikemal ajal maksavähki. Ma loodan, et siin seda nagu nii väga hullult ei ole. Et kasulikud asjad on siin ikka sees. Ja ma olen kuulnud ka, ma ei ole väga süveneda jõudnud veel, aga et kui sa toodad mahlasid ja asju, siis enam-vähem see toiteväärtus ikkagi nagu jääb alles. Ja need asjad, mis nendes puuviljades on, mida sa kasutad. Okei, aga paneme üldises mõttes paneme 7, sest sul on ikkagi vaja, et see nagu energia sul organismis püsib, mitte lihtsalt nagu läbi käib sealt, nagu puuviljasuhkrutega on. Okei, siis hind on sellel nagu väga-väga hea. Minu meelest hinnaks paneme 8, sellepärast, et muud smuutid on palju kallimad ja nad on ka niimoodi väiksemad, 280-250 milli, siuksed. Nii, ja siis maitse. Vaat maitsega on selline, et minu isiklik eelistus on võib-olla midagi teissugust, aga see on hästi põnev mahl ja ma arvan, et hästi välja kukkunud, seda tasuks proovida, kindlasti me maitseelamust saab elavdada, midagi hullult erilist on, et ei ole, paneme talle 7. Ja üleüldine väärtus, kuna siin on puuviljasuhkruid ja marjade ja puuviljade ained, ma arvan, usun, jäävad siia alles, kui neid nagu töödelda, aga midagi muud väga palju organismi neid ei anna. Paneme 6. Ja nüüd vaatame, mis kokku tuli. $7,2 suhteliselt tublile keskmise tulemus. Seda mahla võiks soovitada küll, kas või selle huvitava maitse poolest ja kogus on tal ka mõnus. Aga meie näeme varsti jälle uute põnevate maitsetega. Tšau!